Tere tulemast taas kuulama Talent Hubi podcasti. Mina olen Reet Kaurit ja täna olen ma kutsunud saatesse külla videosiivi looja Kristjan Kalle. Millega tegu, kuidas see võiks aidata värbamist efektiivsemaks muuta, mida kõigest sellest arvab Talent Hub, saad kohe kuulda meie saatest. Tere, Kristjan. Tere, Reet. Kuule, väga kihvt, et sa meie saatesse täna tulid, aga enne kui me hakkame rääkima videosiivist ja kõigest sellest, siis võib-olla sa räägid, kes sina üldse oled inimesena? Muidugi, hea meelega. No eelkõige mul on ikkagi enda jaoks ettevõtja, et ma ei ole otseses mõttes palgatööl kunagi käinud. Ütleme, noorena ikka suviti ja sellised väiksed nii-öelda töökogemused noorena, et üldse aru saada, mis maailm see on. Aga kohe peale mitte ülikooli lõppu isegi, vaid ülikooli ajal juba. Hakkasid vaikselt mingid ettevõtted nii-öelda juhtuma või tekkima, et alguses muidugi sõpradega koos ostan, müün, vahetan, rendin sellised nii-öelda ärid ja jah, tegelikult nii see minu teekond on läinud, et ma mäletan, ma olin circa 10-11 aastane, kui juba, see on lihtsalt lugu, mis mul on hästi meelde jäänud endale noorest east, et meil elan nii-öelda linnast väljas natukene, või pere elab siis, kus ma üles kasvasin ja meil nartsisse ja tulpe kasvas väga palju aias. Ja korjasin neid ja läksin tee äärde müüma ja see oli juba nagu esimene siuke ettevõtluskogemus. Ja ma mängisin tegelikult noorest east alates vist lausa 6 või 7 aastast korvpalli, 15 või 16 aastat lausa kokku ja kuni siis Eesti U20 koondiseni ja siis Eesti meistriliigani välja 2 hooaega. Ja siis mul juhtus siuke suur vigastus, ranne läks täiesti katki, ütleme nii, et ja peale esimest siis operatsiooni arst ütles, et rohkem nagu ei tasu sul mõelda, et see taastumine on lihtsalt nii pikk ja nii pikk vahele siukses vanuses, et ei ole mõtet. Ja siis ma saingi aru, et okei, et nagu see on ilmselt millegiks oluline vajalik ja otsustasingi, et lihtsalt Eestis ülikoolis käia edasi. Kuna ma mängisin TalTechi meeskonnas, siis käisin ka seal ülikoolis, kuna see on siuke nii-öelda tudengite tiim, et nende kõik siis või suur enamus vist 1-2 mängijat võib olla need, kes ei õpi koolis, aga üldiselt suur enamus peab õppima ka ülikoolis. Ja siis ma olingi teise aasta nagu ära lõpetanud ärinduse erialal, aga ma otsustasin, et ainult ülikoolis Eestis nii-öelda käia, et siis tundub nagu vähe, et pigem võiks siis vähemalt olla välismaa ülikool, et ma kogen nagu väljamaal elu ja mingigi lisakogemus. Ja siis ma kolisingi Taani ja tegin oma nii rakenduskõrghariduse kui baka siis Taanis ja vahepeal veel elasin Hispaanias ja kokku olen üldse vist 5 või 6 riigis elanud, et ja siis jah, baka nagu viimasel aastal hakkaski see nii-öelda videotsevele eelnev ettevõte siis vaikselt nii-öelda hargnema ja siis selle eelmise ettevõtte kogemusest ongi siis videotseve välja sündinud, ehk siis kus ma esimest korda puutusin kokku värbamisega ja sealt siis see mure nii-öelda või probleemi nägin ja sealt hakkas see hargnema, et siuke teekond jah, lühike. Kiit, sa vastasidki ära kõik mu järgmised küsimused, mis mul siin on, aga tegelikult kuulajatele ka, kes said kuulavad või pilti ka vaatama, mida Kristjan enne juba küsisin, kui pikk on 2.08 on, et mahub siia, minge vaadake, kas silmad on kaamera pildis või ei ole, või on pea väljas, aga võib-olla on sul mõni lõbus või huvitav lugu veel enda kohta rääkida, siin juba mitu lugu käis läbi, aga midagi veel lisaks siia on top of it. Ja ma mõtlesin ka selle küsimuse peale, et tavaliselt midagi sellist küsitakse ka podcastides, et ja mõtlesin, et mingit lõbusat lugu nagu, eks neid lõbusaid lugusid kindlasti on, aga midagi, mis võib-olla tavaliselt need lõbusad lood jäävad nagu sinna seltskonda või hetkesse, aga võib-olla jah siis, et kas huvitav lugu, et võib-olla ongi see, et ma olen tegelikult siis jah, nagu ma ütlesin 5 või 6 riigis elanud, et juba gümnaasiumi viimase aasta suvel, siis ma elasin 2 kuud vist, kui ma õigesti mäletan, läksin Odetsasse ja töötasin seal, nii-öelda suvetöö. Pandi kohe päris, läksin ühte Eesti ettevõtet nagu esindama, et pandi päris siuke
kuidas see on, vastutusrikas ülesanne kaela ja koha peal ma sain aru, et keegi inglise keelt ei räägi ja ma küll olin nii-öelda lisa siis õppeainena gümnaasiumis õppisin vene ärikeelt, jah, niimoodi seda kutsuti ja tegelikult ma kohanesin päris kiirelt, et lõpuks peale seda 2 kuud rääkisin vene keelt päris puhtalt. Muidugi nüüd pole harjutanud, pole rääkinud, on see kindlasti mingil määral ära kadunud, aga tuleb nagu kiiresti tagasi. Et see oli päris nagu huvitav ja lõbus selles mõttes endale, et alguses ehmatasid väga ära, kui lennujaama tuli nagu siis sealne pool see esindaja nagu vastu nii-öelda ja siis sa said aru nagu mingi 5 minutiga, et sealt see inglise keele purssimine on nagu me ei jõua mitte kuhugile ja siis oligi vaja siuke nädalaga väga kiirelt see vene keel selgeks õppida, et üldse nagu seal toimetada ja aru saada sellest elust. Okei, see ongi vahva. Üks küsimus veel enne, kui me video CV juurde läheme. Meil on siin teema praegu, et mida sina koolis ei õppinud ja mida sa tunned, et oleks võinud täna koolis õpetada? Ja see on minu jaoks hästi südamelähedane teema, et ma tegelikult tahaks kindlasti kuidagi sellele, kui siis on koolisüsteemile või õppesüsteemile kuidagi kaasa aidata või nagu seda natukenegi muuta mingis suunas tulevikus. Ma ei tea, kuidas täna, aga ma olen selle peale väga palju mõelnud, sest kuna ma olen ise Taanis ülikoolis käinud, Taani siis õppesüst haridussüsteem on nagu märgatavalt erinev, et hästi nagu praktiline ja eesmärgipärane, et näiteks ma õppisin turundus seal ja meie siis kõrghariduse nii-öelda turundusjuhi õppekava nägigi ette, et me 2 aasta pärast siis oskame turundusplaani koostada 0 kuni täieliku turundusplaanini, ükskõik kui väiksele või suurele ettevõttele. Ehk siis selle 2 aasta käigus sa õpidki nagu osasid sellest turundusplaanist. Ja lõpuks sa jõuad sinna, et sa oskad seda koostada, lõputöö ongi, et koostada turundusplaan enda poolt valitud siis koostöös mingi ettevõte, kellega sa saad jutule, nendega koos siis järgmiseks aastaks. Et ka hästi praktiliselt, mitte see, et tee paberil fiktiivselt midagi. Ja mina tunnen nagu täna muidugi seda, et kogu see ühelt poolt nagu see startup maailm, aga teiselt poolt tegelikult ka ettevõtlusmaailm, et võib-olla miks ongi see, et me võib-olla see tuleb ka hiljem välja, et nii-öelda detailsemalt, aga videot see tegelikult me ei alustanud seda startupina ja startup maailmast me ei teadnud mitte midagi, kui me videot see alustasime. Et siis see on kindlasti nagu pärssinud ja miks meil on see kogu, ütleme, ettevõtluspool hästi võrreldes võib-olla teiste startupidega, kus küsitakse vahepeal, et te olete tegelikult juba mingi 5 aastat vana, et kus te olete, miks te ikka veel põhiliselt Eestis olete, aga siis tegelikult ongi see, et nagu reaalne startupiks formuleerimine toimus alles nagu 2019 lõpus. Ehk siis nagu tegelikult me justkui oleme nagu 2 aastat nagu tegelikult nii-öelda startupina toimetanud. Et see ettevõtluse ja startupi maailm, et kuidas üldse tegelikult on võimalik saada oma lihtsalt ideele nagu väga palju nii-öelda finantstuge, sest et senimaani tulles ise nagu tavalisest ettevõtlusest, siis nagu minu jaoks ma polnud isegi kunagi suutnud mõelda nii, et ma saan nagu midagi teha nii, et see ei too kohe nagu mingit tulu tagasi või nagu selles suhtes, et ma müün midagi ja sealt ma jään nagu, ma ei tea, 90% kahjumisse, aga see on okei, piltlikult. Et see on täiesti nagu nii-öelda minu jaoks on see olnud hästi suur õppekõver ja ma arvan, jah, väga suur kogemus, et seda kuidagi noortele juba anda, et meil küll tehakse kõik õpilasfirmasid ja selliseid asju, mis on nagu väga super ja kindlasti aitab sellele kaasa, aga ma ei oskagi öelda, et see kuidagi see finantstarkus või nagu just see finantsmaailma pool selles siis ettevõtluses võib-olla, et et loo midagi ja müü seda kallimalt, kui sa selle toodad ja nii edasi, või lood, et müü seda kallimalt, kui sa selle loomine või ülalpidamine nii-öelda maksab, et selline põhitõde küll, aga et võib-olla siis detailsemalt, et see finantsmaailm ja need võimalused ja kuidas ma lähen selliste, ütleme, korofeede juurde, ärikorofeede juurde, et kuule, anna mulle 100 000, et mul on siuke lahe idee, et nagu kõike seda poolt nagu tegelikult, aga tegelikult see on võimalik, et meil siin neid noori alustajaid, väga noori startup foundereid on aina rohkem viimasel ajal tulnud ja see on nagu super äge näha ja igal juhul
jah, see pool ma ei oskagi öelda, võib-olla siis finantspool nagu ettevõtlusest ja detailsemalt, jah. Väga kihvt, meil on ka täna teine saade, et ma ei tee siin otseselt reklaami, aga edumuse kaudu sa võid vabalt minna seda õpetama ühe õppeaine raames või ühele koolile ja vaadata, kuidas läheb, et minnagi ise andma tagasi. Aga kuule, lähme nüüd selle videoseevi juurde, sa oled natukene juba rääkinud, et sa sai ülikoolis sai alguse, aga no, personali valdkonda, värbamisvaldkonda, kuidas, ma lihtsalt alati huvitab, kuidas inimesed sinna jõuavad ja miks selline, kus see idee üldse tuli? Ja ma ise ka ikka, ma arvan korra nädalas imestan, et kuidas me sellises valdkonnas oleme või kuidas me kuidas meid üldse keegi tõsiselt võtab. Aga eks ikka nagu enamus startupid siis või ütleme, enamus alustavad ettevõtted on ikkagi enda murest või enda probleemist. Et see ettevõte, mis mul oli siis enne videoCV-d või millega ma tegelesin, nii-öelda ehitasin, siis see oli esimene ettevõte, nagu ma mainisin ka, et on erinevaid asju tehtud ja kindlasti ka osad kuulajad võib-olla on erinevatest asjad, mis me oleme teinud ka kuulnud varem, lihtsalt võib-olla seosta seda minu nimega, aga see oli siis esimene ettevõte, kus me reaalselt värbasime kedagi võõrast, ütleme nii, ehk siis mitte nagu sõpru või tutvusringkonda, et kuule, tule aita meil müüki teha või kuule, tule aita meil seda teha. Ja siis ma üksik ettevõtjana selles eelmises ettevõttes siis või üksik founderina siis alustasingi värbamist ja nagu ikka, et kuulutus üles töökuulutusportaalidesse, sealt sain mingi portsu CV-sid, siis vaatasin neid CV-sid, nagu, mis ma ikka oskasin vaadata, aga vaatasin midagi, üritasin mingit analüüsi nagu teha enda peas ja kutsusin inimesed intervjuule. Ja väga suur probleem oligi see, et nagu väga paljud intervjuud failisid. Ja ma üritasin nagu aru saada, et või mitte üritasin aru saada, ma sain päris kiiresti aru, et see on tegelikult nagu siuke, kui see on persoonipõhine, kas siis minu või siis kandidaadi, ehk siis kokkuvõttes meie persoonid nagu ei klapi või midagi ei meeldi talle, midagi ei meeldi mulle. Ja ütleme, see intervjuude failimine isegi mind kohe nagu ei pannud mõtlema, et kuule midagi on valesti. Vaid pigem panigi mõtlema see, et ma värbasin ühele positsioonile 13 inimest aasta jooksul. Ehk siis see, kui suur turnover oli. Ja väga tihti oli see turnover minupoolne, mitte siis töötajapoolne. Ehk siis mulle ikkagi miski nii-öelda ettevõtjana ei sobinud selle tema siis kas tööstiili, persooni, isiksuse juures. Ja sealt ma saingi aru, et tegelikult, või sealt tuligi nagu labaselt võttes see algne idee, et kuule, aga kui mina saaks ennast videost tutvustada talle, ta saab kohe aru, kes ma olen, millega ma tegelen, millega meie ettevõte tegeleb, näidata võib-olla seda nagu igapäevatööd, 30-40 sekundit, minut ja ta saab kohe pildi ette, et kuhu ta kandideerib, mis see töö on, milline see igapäeva elu, nii-öelda igapäeva ülesanded nii edasi on ja ta saadab mulle video vastu, kes ta on, paar minutit ma annan talle võib-olla 1-2 küsimust ja vastab neile. Ja see tegelikult ongi ka, jõuame siia, et tänaseks on see ka meie nagu põhituum nii-öelda meie tootes, et miks mida me teeme. Ja sealt see nagu alguse sai, siis kuna mu isa on ka ettevõtja, siis isa kaudu oli lihtne kohe tema ettevõtete värbajatega suhelda ja samamoodi siis ütleme isa tutvusringkondas teised ettevõtjad, kellel oli hästi kiire ja lihtne approachida, et nad oma värbajatega kokku viiks. Tegin siuke 5-10 suhtlust värbajatega erinevates firmades ja sain aru, et tegelikult vahet ei ole, kui suurest ettevõttest me räägime. See tuumprobleemi tõstatus on tegelikult igal pool. Aga nüüd me saame ilmselt minna mingi hetk rohkem detaili, et võib-olla miks see päris ei lenda veel nagu kosmoseraketina. Aga võib-olla sa hästi palju räägid värbajatega ja ettevõtetega, et mis sina näed just nagu oma siis nagu selles video-CV kontekstis ja oma toote kontekstist, et millised need kõige suuremad väljakutsed täna on värbajatele ja millist probleemi te siis ära lahendate? Eks probleemid on samad tegelikult, et luhtunud intervjuud, päris suur, ütleme,
noh, Covid on seda muutnud, aga ikkagi, kes vähegigi veel nii-öelda kontoris käivad, siis päris suur ajakulu, nii kandidaadil kohale, kas või Tallinna piires on ju, kohale minna kuhugi kontorisse tagasi, tulla ette valmistada, see on oma nagu 2-3 tundi tegelikult ajakulu ja kui sa saad nagu 2-5 minutiga aru, et see kandidaat ei ole sobiv või kandidaat saab aru, et see ettevõte või see värbav juht, kellega ta seal intervjuul on ju suhtleb või värbav või keegi, et see, mis iganes keskkond ei sobi, on ju, siis see on metsik nagu kulu tegelikult. Jah, võib-olla selle peale ei mõelda selles protsessis nii palju, aga siiski see on nagu nii-öelda probleemne. Aga eks jah, see on nagu väga, ütleme, videotseve kontekstist vaadates või mida meie teeme. Kui me räägime üldisemalt, siis on ikkagi mis tuleb ka videotseve sisse natukene, on ikkagi see kandidaatide, siis väga palju räägitakse kandidaatide leidmisest või et ei ole kandidaate. Samas me näeme ettevõtteid, kes värbavad, ütleme siis lihtsamaid või kergemaid positsioone, mitte nagu ja ütleme, erinevaid positsioone ja või ütleme siis ettevõtteid näeme, kellel on väga palju kandidaate, ehk siis ma natukene olen võib-olla kõlan võib-olla üleolevalt natuke seda öeldes, aga meie tunnetus ja meie suhtlus ja arusaam turult on ikkagi see, et pigem on, kui ettevõte ei saa kandidaate, siis on ikkagi ettevõtte viga. Ehk siis ettevõte teeb midagi valesti. Ja meie see nagu näitab ka võib-olla, kui tuua meie toote konteksti, siis meie siis esimesest päevast alates oleme siis rangelt soovitanud ettevõtetele omapoolne videoga teha. Ehk siis me ei saa seda kohustada, kuna kokkuvõttes ettevõte maksab meile raha, me ei saa talle öelda, et kuule, maksab meile raha ja nüüd tee seda ka, on ju. Et me saame soovitada ja suunitleda ja selles suhtes meie nii-öelda kohustus või eesmärk on seda teha, sest et kui tal see ei õnnestu, siis tema näeb ikkagi, et probleem on video-CV-s, on ju, kui tal see värbamisprotsess ei õnnestu. Ja seda on kohe näha, et kui need ettevõtted, need positsioonid, kus nad video teevad, senimaani failinud ei ole. Ja see on nagu siuke hea, ütleme, hea referents kasutada järgmiste klientide puhul samamoodi, et tegelikult kui te ei viitsi, te ei taha, teil ei ole ressurssi teha seda videot, siis tegelikult täna meil on kõigil nutitelefonid taskus, väga head kaamerad ja me tegelikult, kui minna jälle toote poole peale, siis me tegelikult ka arendame taustal sellist, ütleme, lihtsat video monteerimisrobotit, et piltlikult me ütlemegi sulle, et nüüd tee väike klipp, kus sa räägid, keda te otsite või millist inimest otsite, nüüd ma ei tea, tee väike klipp, kus sa näitad kontorit, väike klipp, kus tänane töötaja räägib, miks talle meeldib seal töötada, siis värbav juht näiteks ja niimoodi 4-5 klippi ja me paneme selle nagu, robot paneb selle ilusti kokku ja siis sul ongi siuke hea värbamisvideo olemas. Cool, kõik tundub väga loogiline, mul on nagu hea meel kuulda, et on neid ettevõtteid, kellel on kandidaate liiga palju ja see on nagu nice problem to have. Ja sa ütled, ja ma natuke challenge'iksin sul seda, et nüüd on ettevõtte viga, et ilmselt on sellest valdkonnast ka ikkagi, et ma ütlen, täna meie Talent Hubis oleme headhunterid, kandidaat ei ole head inimesed, on kõik tööl, nad on võetud, nad ei oota kuskil, et startupid, kellega meie töötame, toode on super vinge, ettevõtted on vinged, neil on väga hea employer branding, aga neid häid inimesi on õudselt raske leida, et võib-olla ma võib-olla hakiks sisse. Ma hakiks sisse. Sa võid mulle tulla ja öelda, et kas räägi võib-olla, mis valdkondades need on, kus on palju kandidaate? Tahtsingi öelda, et me lendasime kohe sisse täiega, et tegelikult me unustasime või võib-olla jätsime rääkimata, et lihtsalt seda pilti luua, et kindlasti on videotseve puhul ja meie puhul kindlasti on mitte konkreetsed, aga on positsioonid, valdkonnad, kuhu me üldse ei tahagi minna ja me teame, et seal ongi ainult headhunting ja see ongi võib-olla, sul on üks inimene erinevate 10 ettevõtte 10 positsiooni peale kokku, on ju, et need 10 ettevõtted jahivad seda ühte inimest, on ju, et seal ei ole tõesti meil mitte midagi teha ja sinna me ei taha ka minna ja see on täiesti teine maailm. Ja see võib olla nagu, et kui ma ütlen seda, et me näeme, et see on ettevõtte viga, siis ma räägin ikkagi nendest ettevõttest positsioonidest, kes on meie
nii-öelda tööriista kasutanud või me näeme, kes võiks meie tööriista kasutada, kes on potentsiaalne klient ja kindlasti ka igas ettevõttes ei ole nii, et see ei ole ettevõttepõhine, et see on ikkagi positsioonipõhine. Et kui sa otsid nagu mingit väga spetsiifilist ametipositsiooni või spetsialist, väga ütleme siis kõrge spetsialisti tasemega või sükest tugevat spetsialisti, siis kindlasti seal on hoopis teised asjad, mis sind huvitavad, et kui nüüd üldistada siis või nagu üldistada natuke, siis võibki öelda, et võib-olla sind seda persoon ei huvitagi, vaid sind huvitab, kuidas ta konkreetset ülesannet suudab lahendada. Et selliste positsioonide puhul me kindlasti näeme, et see ei ole meie, ütleme, spetsialiteet. Aga jah, võib-olla see küsimus ka tuleb, aga lihtsalt võib-olla vaherepliigina, et meie tööriista on kasutatud ka tegevjuhi värbamiseks. Ehk siis, mis nagu neid erandeid on, ütleme, erand kinnitab reeglit. Okei. Ma olen sinuga täiega nõus, et see, kui teha ettevõttena video endast ja avada endast ja näidata seda, et see annab palju rohkem kui üks töökuulutus ja see nii-öelda on hea engagement selle kandidaadiga ka. Ja kandidaat võib-olla tõesti saab oluliselt parema pildi ette sellest ettevõttest, kui lihtsalt läbi töökuulutus, eriti kui on tegu võib-olla mingisuguse toote asjaga, mida väga keeruline isegi kohe sõnadesse paned, parem ma näitan, kuidas see toimub. Aga kuidas on võimalik ikkagi saada paari minutiga aru, kas see inimene, või võib-olla sa räägid, kui pikad või kui pikad see videosiiv üldse on, mul on nagu jäänud nagu mulje, et see on ikkagi selline paar minutit, mis see CV ja need küsimused on, et kuidas sa paari minutiga saad aru, et see inimene sobib või ei sobi? Ja, ega sa ei saagi aru lõplikult, et meie eesmärk ongi, nagu ma ütlesin ka, vähendada neid luhtunud intervjuusid, ehk siis, või eelkõige, et screening protsessis, ma ei tea, kas inglise ja estonglish on muidugi. See on väga okei, see on meil ammu on see rong läinud, et me proovime seda eesti keelt ajada siin, et mõned sõnad on lihtsalt. Ja, et seda screening protsessi aega vähendada ja efektiivsust tõsta, ehk siis see, kas sa päriselt inimesega lõpuks värbad, oleneb või tähendab, tuleb välja ikkagi su päris intervjuus ja oleneb ettevõttest ka võib-olla kodutööd ja nii edasi. Aga meie point ongi see, et need inimesed, et vähendada nende inimeste arvu, kellega sa teed rohkem nagu neid protsesse läbi. Ehk siis intervjuu toimumine on ju kokkuleppimine, live intervjuu on ju, kas see on nüüd täna muidugi videoteel või koha peal kontoris, kodutööd ja nii edasi, mingid ülesanded, et sa teeksid neid võimalikult väheste inimestega, sest kui sa teed neid võimalikult paljudega, mis on võib-olla kohati ma tunnetan, muidugi me oleme veel selles suhtes nii väiksed, et mingid maailma värbamise trende nagu ilgelt nagu täpselt teada või neid protsesse on ju, aga tunnetus on vähemalt see, et tänane pigem on olnud see, et võimalikult paljude inimestega teha erinevad asjad läbi, et siis sul oleks võimalikult palju infot ja ütleme siis aru saama erinevast võimalikult mitmest erinevast inimesest, et siis sa saad valikut teha. Tegelikult meie nagu eesmärk ongi see, et sinna lõppu jõuaks ikkagi sul nagu 2-3 inimest, kelle vahelt see üks valida, mitte et sa pead sinna nagu 10 inimest tooma näiteks. Absoluutselt nõus. Et see ongi meie eesmärk, et sa ei saa aru kindlasti kohe sellest videosevest, keda värvata, aga sa saad aru, et kellega sa tahad edasi suhelda, kelle kohta sa tahad veel rohkem aru saada ja võib-olla siis kelle kohta sa ei taha. Et võib-olla kes siin nii väga ei sümpatiseeri. Aga videotseve pikkus on niimoodi, et vastavalt siis ettevõte saab ise valida, mitu küsimust ta küsib. Ettevõte saab ise valida, kui pikk see video on, iga küsimuse kohta, mis tal kandidaadil vastamiseks aega on. Ja see on siis maksimum 3 minutit, et tegelikult ma nüüd peast ei luba, et me kohe vähendame selle 2 minutile, sest et me näeme lihtsalt andmeid nii-öelda analüüsides, et sinna, ütleme, lõpud kaovad ära või lõpud lähevad, ütleme, see engagement ei ole nii suur lõpus enam. Et siuke 1,5 minti on, kus on väga hea engagement ja peale seda on nagu hakkab aina iga sekundiga vähenema. Okei. Aga minu küsimus ikka, mina nagu challenge'iksin veel seda, et tegelikult on ju CV-de põhjal ka võimalik küllaltki väike valik teha, et ma ka olen täiega nõus, et ma näen hästi palju seda, et tahetakse kuidagi valikut, et siis kuidagi on kergem valida, et tegelikult sa ju oled enda jaoks ära kaardistanud, millist inimest sa otsid ja põhimõtteliselt sul piisab 1
kandidaadist, kas on, et sa ei pea nagu võrdlema, et mis siis saab, kui on sul on 10 kandidaati, kõik on halvad, et kas sa siis võtad neist kõige parema või sa tegelikult otsid seda õiget. Et minu jaoks, kas see CV, just see video-CV, korra küsin, kas see video-CV nüüd asendab selle tavalise klassikalise one-pageri või noh, mõnel nagu mitmise või ta on lihtsalt üks step nagu intervjuuks? Ülihea küsimus. Ei asenda. Et see on ka kindlasti võib-olla natukene süke vale arusaam tekkinud, mida me teeme, et ei, kindlasti ei asenda. Et see taust, mida inimene on õppinud, kus ta on töötanud ja nii edasi, mida sa CV-st välja loed, see kindlasti seda ei asenda ja me isegi taha seda teha. Küll ta võib asendada väga harva ja mingite üksikute positsioonide puhul, kus sul on entry-level positsioonid ja nii edasi, kus sind tegelikult võib-olla see taust nagu päriselt ei huvitagi värbamisprotsessis. Aga ta nagu, ma ei ütleks, et ta on päris nagu, jah, ühelt poolt on ta ekstra samm, aga teiselt poolt on ta ka nagu ekstra võimalus. Ei, ma ei mõtlegi, et ta on nagu ekstra, ta on lihtsalt nagu mingisugune samm, et mis iganes su intervjuuprotsess on, et see on üks nendest. Jah, täpselt, aga lihtsalt ma mõtlengi, et ta on võimalus selles mõttes, et sul on võimalus ennast ettevõttena rohkem ja sügavamalt tutvustada või siis ettevõttena või värbava juhina, nii-öelda, meie jaoks on ta nagu ühes, et ettevõte on inimesed eelkõige ja kandidaadil samamoodi, et ma nüüd, jah, ma ei tea jälle, kas me sellest räägime, ma ütlen siia ära, et meie kandidaadi tagasiside on nagu metsikult hea. Kandidaatide tagasiside siis protsessile, et siis tegelikult, kui see on ka võib-olla ettevõtete või värbajate poolt see arusaam, et kandidaadid võib-olla kardavad või ei taha või neile ei meeldi või nad tunnevad nagu, et see on nagu ekstra mingi tegemine ja jälle neid nagu sunnitakse midagi tegema, siis reaalsus on see, et me nüüd jälle circa aasta aega, võib-olla natuke vähem, oleme kogunud siis igalt kandidaadilt, kes protsessi ükskõik mis ettevõttesse läbib, siis kõigepealt nii-öelda hinnangut puhtalt numbrina ja siis, kes soovib, vabatahtlikult saab ka kommentaari jätta. Ja see, kui palju esiteks kommentaari jäetakse, on super ja keskmine hinne on 9,6 kõikides kandidaatides 10. Ehk siis see nagu näitab ja me ikkagi iga kuu loeme neid tagasisidesid ja see nagu innustab nagu kogu aeg aina rohkem ja rohkem nagu veel pingutama ja veel nagu laiemalt levima, et kuidas kandidaadid kiidavad, et neil on võimalus ennast päriselt tutvustada, kes nad tegelikult on, et nad ei jääks nagu üheks CV-ks kuskil hunnikus ja nii edasi, et see on nagu lihtsalt nagu super, et me oleme kogu aeg selle mõelnud ja me räägime, aga nüüd meil on nagu justkui tõestus ka, et nii ongi, millest me nagu, mida me ise näeme või mida me ise usume. See on tõesti väga kõrge hinnang, seda on super hea kuulda, aga see või olla, et need inimesed ei jõuagi video CV-d tegema, kes ei ole lihtsalt video CV tüübid, kes oleksid sinna nulli pannud võib-olla ja seal keskmiselt, nad ei teegi seda, nad ei olegi võimalus seda tagasisidet anda. Muidugi on, aga meie, kuidas ma ütlen, nägemus või meie näeme seda niimoodi ja õnneks ma olen väga selles suhtes happy selle üle, et ka need ettevõtted, kes meid kasutavad, usuvad ja me oleme nii-öelda ühes paadis sellel teemal, ehk siis kui sa kandidaadina ei ole valmis seda 10-15 minutit võtma ja panustama selle asemel, et okei, see oleks võib-olla siis intervjuul tulnud ja pidanud panustama 2 tundi, siis kas sa oled piisavalt motiveeritud sinna ettevõttesse tööle minema? Ja samamoodi, kas ettevõte peaks selle inimesega edasi tegelema, kes ei ole piisavalt motiveeritud seda tegema. Sest et see, et inimesed ei julge nagu selfie videot teha või ennast filmida täna, kus me elame nagu TikToki ja Snapchati ja Instagram story ja Facebook story'de maailmas, kus kõik ennast kogu aeg filmivad, siis ma tahaks öelda, et see kindlasti on mingite inimeste puhul, aga jällegi hiljem me kindlasti vist sellest ka räägime, aga statistikat nagu või numbreid jälgides, siis meil on igast vanusegrupist ja väga erinevatele positsioonidele kandidaate ja ei ole nagu mingit nii-öelda probleemi kellegil. Et öelda, et mingi vanusegrupp, et see on ainult noortele või et see Snapchat ja TikToki nagu generatsioon on alles nagu võib-olla vaikselt esimesed jõuavad tööturule, siis tegelikult see nii ei ole.
aga jah, ma olen nõus, et kindlasti osad ei jõua ja osad puhtalt sellepärast, et talt küsitakse, aga samamoodi ta võib ära ehmuda või siis mitte edasi liikuda mingi muu ülesande eest, kui talle saadetakse kodutöö või kuule, palun teega pikk mingi motivatsioonikirja ala, siis tegelikult videotseved on sul palju lihtsam teha kui motivatsioonikirja või cover letterit. Jaa, ma olen nõus, et muidugi motivatsiooni puhul, et ta on mingi ekstra step, et sa võib intervjuule ka kutsuda, inimesed võivad ära kukkuda. Minu lihtsalt võib-olla see hirm on ka see, et väga paljud inimesed on väga erinevad, et kui me nägime nüüd diversity poole pealt ja need inimesed võib-olla tunnevad, et nad juba on ette nii-öelda diskrimineeritud, see võtab neilt ära võimalus, et on ju väga paljudes riikides isegi CV-sse ei tohi pilti panna, et ei tekiks neid mõjutajaid ja nüüd on video in your face ja 1,5 minutiga põhimõtteliselt tööandja otsustab ära, et kas ma tahan, et kas ma tahan selle inimesega edasi minna või mitte, et kui palju see päriselt on sisuline versus see, et kuidas see inimene nagu välja näeb? Jällegi väga hea küsimus, mida ma arvan pea iga nii-öelda intervjuu või suhtlus investoriga või kellegiga, kes õpib nagu videotsevet tundma, alati tuleb teemaks ja meil on jällegi väga tugev ja kindel seisukoht endal sellel teemal ja see on selline, et kui keegi tahab me usume nagu headust selles mõttes, et kui keegi tahab diskrimineerida, siis kas selle päeva lõpuks on vahet, kas ta diskrimineerib seda värbamisprotsessi keskel või lõpus, kui inimene intervjuule tuleb. Et ta teeb seda nii kui nii, on ju. Ja et me selles suhtes jah, usume nagu sellel teemal nagu headust, et pigem inimesed ikkagi täna on sinna poole teel, et nad ei diskrimineeri lihtsalt, ma ei tea, nahavärvi välimuse või mis iganes sellise, ütleme siis aspekti üle või pärast inimesi. Jah, lihtsalt inimesed tihtipeale ei ole teadlikud oma nii-öelda nendest mõjutajatest siis. Ehk me kõik arvame, et muidugi ma ei diskrimineeri mustanahalist või meest või naist, et nagu, me elame sellises ühiskond, need ei ole üldse teemad nagu, või keegi, kes on, aga need on meie nii-öelda alateadvuses. Ja kui me nüüd oleme intervjuul, mis on pikemalt kestab 1,5 tundi või 1,5 tundi liiga pikk, 45 minutit näiteks, siis on sellel inimesel võimalus ennast nagu sisuliselt tõestada, et see nagu see 1,5 minutit või 3 korda 1,5 minutit. Et see on ikkagi nii lühike aeg sisuliselt midagi hinnata. Seal on puhtalt ikka, kuidas keegi nagu, kas ta vaatab sulle silma, kas ta on meeldiv inimene, aga kuidas... Jaa, see on, selles suhtes me aitame, nagu üritame sellega alati kaasa aidata, et me taustal nagu sellele kindlasti mingil määral mõtleme. Ja näiteks kas või see, et me soovitame, mis küsimusi küsida, samamoodi siis mitte ainult see, et mis küsimusi küsida, aga ka, et missugune näiteks vastus, nii-öelda, mida mingi vastust, kuidas seda tõlgendada, et mis mida nii-öelda ettevõtte jaoks, milline vastus, mida kirjeldab selle inimese kohta. Ja samamoodi siis meil ka loodetavasti järgmise, ütleme, paari kuu jooksul, või ütleme selle aasta esimese poolaasta jooksul, siis tuleb ka Videotseve Akadeemia nii-öelda või midagi sarnast, nimi pole veel selles suhtes paigas, aga kus me hakkamegi siis õpetama, koolitama, nii-öelda rääkima sellest, et ühelt poolt siis kandidaatidele, et kuidas Videotseves nii-öelda siis, kuidas teha edukat Videotsevet ja teiselt poolt siis ka ettevõtteid või värbajaid, et mida jälgida, mida vaadata, et seda veelgi nii-öelda vähendada seda võimalust, et inimesed lihtsalt, ma ei tea, välimust vaatavad. Ja päeva lõpuks ikkagi, kas sa tahad nagu ilusat töötajat või sa tahad head töötajat, kes teeb nagu tööd hästi, on ju. Et ma saan sellest murest täiesti aru, aga ma nagu... Ma ei taha üldse selle paadiga kaasa minna. Sul on 10 CV-d näiteks, ma lihtsalt toon nagu näited, et seal on 5, kes on nagu nii-öelda CV põhjal sa võtaksid ja 3 näevad head välja, 2 ei näe head välja, aga sa valid lihtsalt 3, kes head näevad välja. Sa saad tegelikult selle kogemuse küll, aga nendel 2 ei olnud nii-öelda võimalust, kes võib-olla ei suutnud nagu oma video tegemise oskust nagu sellel hetkel kokku võtta. Et see on nagu minu mure, et ma ei tahaks nagu, et neil kuidagi oleks kehvem seis või siis sa ütled, et see ettevõte ei ole lihtsalt nende jaoks või? Jah, ma arvan seda ka ja ma arvan ikkagi, et kui ettevõte nagu
siis värbaja või värbav juht, kes nii-öelda diskrimineeriks. Ta värbab siis, ütleme, me peidame kõik asjad ära ja intervjuul ta kuidagi ei suuda siis või ei diskrimineeri järsku enam ja siis võtabki nii-öelda, nagu sa ütled, koledama inimese tööle, et siis see suhe, edukas töösuhe nagu väga kaua kestaks, ma nagu väga-väga kahtlen sellesse. Ma arvan, et me selle teemal võime siin vaidle minna või arutleda lõputult ja siin on nagu mõlemal nagu kindlasti oma nagu neid punkte. Aga mul tekkis selline küsimus, kas sa ise oled teinud seda Harvardi biasi testi, mis on hästi levinud? Vist ei ole. Okei, kuulajatele ka, et me paneme seal oma blogisse üles, tehke ja vaadake, mis tulemused teil tulevad, et mina ise olen teinud oma arust hästi oskan nagu mõelda, et ma ei ole biased tõesti, proovin inimesi võtta täpselt sellistena, nagu nad on, ei diskrimineeri vanuse ja kõigega, aga testi tulemused räägivad natuke teistmoodi, et lihtsalt huvi pärast tehke ja see võib-olla natuke annab selle mõttega, kui keeruline, et tegelikult üleüldse värbamine on, et me ei räägi siin nagu video-CV kontekstis ainult, vaid üleüldiselt, et kui palju asju meid mõjutab ja need jäävad alati meid mõjutama. Et lihtsalt kui palju me suudame nagu seda siis välja lülitada selle protsessi käigus. Jaa, nõus, et me ka selles suhtes nüüd video-CV-sse värvates, muidugi alati video-CV-t kasutades, siis me saame aru tegelikult ikkagi enda puhul, kui palju see nagu just selle protsessi mõttes nagu meie jaoks aega kokku hoiab, et ikkagi ja kui ma vaatan ka kas või siis meie tiimi, et me ei adresseeri seda diskrimineerimisteemat nagu väga niimoodi igapäevaselt ja kogu tiimis ja kõigile kogu aeg on ju, et see on pigem nagu minu ja ütleme co-founderite vahel sellest nagu räägime, aga pigem igapäevatöös, et see ei tule isegi teistel tiimiliikmetel ja ka samas klient või potentsiaalsete klientidega suheldes nagu tuleb väga harva jutuks kui üldse. Ja et me omavahel muidugi sellel teemal mõtleme, sest muus nii-öelda täpselt nagu sellises kontekstis, nagu me täna oleme, siis see alati tuleb jutuks. ja ma olen täiesti nõus, et see on nii lai teema ja ma arvan, siin ei olegi ühest nagu nii või naa või jah või ei vastust, et me ongi siuke arutelu koht ja kes nii-öelda, kuidas sellele vaatab, on ju. Et ma nagu täitsa seda meelt ka ei ole, et me nüüd nagu kaotame kõik mingi taustinfo ja pildid ja ma ei tea, kõik võimalikud asjad ära ja kui umbes Facebooki lehte ka ei tohi vaadata enne, kui sa oled värbamisotsuse teinud ja nii edasi. Päris niimoodi nagu ka värbamisprotsess minu arust siin maailmas ei tohiks välja näha. Okay. Aga ma saan aru suurtest ettevõtetest korporatsioonideks, miks nad sinna suunas liiguvad. Aga jah, ise seda nagu selles mõttes mitte ei poolda, aga nagu ei ole selle poolt, et see nüüd on ainuõige viis, kuidas teha. Ja sellel teemal ma arvan, me võime siin arutleda veel tunde, saateaeg on meil piiratud. Aga sa mainisid seda, et see aitab aega kokku hoida. Ma siinkohal tegelikult kuulad ei tea, Kristjan muidugi teab, et meie kasutasime teie toodet, kui me värbasime endale assistenti, mis siis ei ole nagu selline klassikaline roll, mida me igapäevaselt teeme, millest me rääkisime, et võib-olla, ma ei tea, head of data engineeri nagu päris video-CV-ga püüdma ei lähe, aga otsisime endale assistenti, sest et tegelikult väga palju nagu nii-öelda neid requirements, mul ka eesti keel kuidagi ei taha tulla tanna. Tingimusi nagu ei olnud, et proovime. Ja mis minu jaoks, võib-olla sa saad nagu kuulajatele rääkida ka, mis võib-olla valesti tegime. Minu jaoks oli just see nagu mure, et ma ütlen, mind küll mõjutas see pilt. Mina panin kohe pildi kinni, et mina ikkagi hakkasin ainult kuulama esialgu. Et see mind, kuidagi ma tundsin, et see mõjutab mind. Aga see selleks. Aga just aja kokkuvõttes, et okei, ma tegin mingi valiku ära seal, kes siis oli väga, selles mõttes väga hästi andis see kiidan, et andis selle, et ma sain aru, et osad inimesed on rollist valesti aru saanud, ehk meie tegime juba midagi natukene valesti, kuna see oli lahtine. Et see nagu andiski selle, et hoidis aega kokku, nad kandideerisid teise rolli, mida meil täna pakkuda ei olnud. Okei, asi lihtne. Aga nüüd need inimesed, kes ma välja valisin, kellega siis edasi kohtuda ja nii edasi, ja tuleb nüüd see intervjuu aeg, kui sa muidu vaatad diagonaalis selle CV üle, siis nüüd ma pidin uuesti kuulama ära kõik need küsimused, sest et need olid nii olulised küsimused ja see oli tohutult aega nõuded. Ma nagu enne nagu, meil oli muidugi võib-olla 5 küsimust oli ka, et see vähemalt oli 10 minutit kuulamist jälle.
või kas või see, kui ma tegin seda eelvalikut, et noh, sa panid sinna näo ära, yes, on, aga oli võib-olla 10 yes'i oli ja ma pean mingi järgmise valiku tegema, et ma iga kord pidin hakkama uuesti kuulama seda. No selle jaoks on see kommentaariumi või märkmete nagu koht meil tehtud, mis on alati väga hea ja mõned kliendid lausa päris mitmed inimesed hindavad ja panevad nagu oma kommentaarid sinna, kus on hea nagu node'id, et täpselt pannagi kirja, et kui sa teedki üksi seda ja muidu on see mõeldud on ju nii-öelda koostööks tiimiga on ju, et näiteks 4-5 inimest, kes on reisil, kes on kodus, aga tahaks tema kodukontoris on ju, kes on puhkusel on ju, et tahaks tema nende inimeste ikkagi näiteks tagasisidet ja arvamus sellest kandidaadist teada, saavad ükskõik kus mugavalt telefonis vaadata need videod ära, panna oma kommentaari ja hinnangu on ju, et see on rohkem selle jaoks mõelda, aga samamoodi ka selle jaoks, et kui sa nagu üksi teed seda, et sa saad oma notes'id sinna märkmed nagu iga kandidaadi kohta panna ja täpselt, kui sa lähedki intervjuule, sa võtad notes'id lahti, sa ei pea kohe videot läbi vaatama jälle uuesti, aga sul on need notes'id ikkagi, need põhimärkmed, mis sa tahad sealt videost välja võtta, on ju, mis sa enda jaoks oled võtnud, paned kirja ja loed ainult need läbi ja sul läheb nagu 10 minuti asemel 10 sekundit, on ju, ja sa saad kohe, tuleb meelde tegelikult, ma arvan, päris kiirelt see, et milline see kandidaat oli. Mingi osa küsimust oli veel, läks mõtte lendama. See oli aja kokkuhoiu mõttes, nagu, et kas selle kohta veel lisad, et kuidas ta siis ikkagi aega kokku hoiab, et ma just minu jaoks oli see nagu vastupidine, et võib-olla ma ei olnud nii palju kandidaate ka siis või et jah. No eelkõige ta hoiab aega kui ikkagi vähesemate intervjuude läbiviimiseks, et mul on paar case study ka, ma võin need numbrid lahti võtta, mis on nagu 2 erinevat, ma ei tea, kui oluline see on, aga või no võta siis, kui sa oled tahtnud seda rääkida. Mul lihtsalt need numbrid ei jää nii täpselt meelde, on ju, et meil on jah case study'd nagu kohe võtta siit lahti, et meil on 2, ütleme siis vaid erinevat näidet, et üks on YOLO Grupp Eestis või siis tegelikult väga rahvusvaheline ettevõte, aga nii-öelda peakontor on Eestis ja nemad näiteks ühe värbamisprotsessi, küll nad värbasid sinna, kui ma õigesti mäletan, mitukümmend inimest, et mitte ainult nagu nii-öelda ühe inimese, mitukümmend inimest ja nemad tõid välja, et nad tegid 178 kõne või e-maili vähem, 212 tundi värbamisprotsessis aega võidetud ja kokku siis 5600 eurot võidetud. Et see on nagu ja intervjuu, mis on meie jaoks kõige oluline, et need numbrid ja raha on väga tore ja alati nagu hea müügiargument, aga tegelikult mis kõige toredam, mis nad nagu välja tõid, on see, et intervjuu success rate ehk siis intervjuu edukuse protsent tõusis 80%. Okay. Et nagu, võt see on nagu see, mis oligi nagu just võib-olla siis minu vaatest, võib-olla müügimeestel on need numbrid olulised, et teistele presenteerida, aga minu jaoks, founderi jaoks on see nagu see, et kui me saame siukest meie nii-öelda ettevõtte alge on tulnud sellest, et oleks võimalikult efektiivsed intervjuud ja kui ettevõte ütleb meile, et see on 80% tõusnud, siis see on nagu metsikult suur on ju. Et me ise rihime ja keskmine ongi siuke 50-60. Et kõigi puhul me ei tea, on ju, me pole keestesinud, kõik need info, mis me teame, on siuke 50-60, mis on ka metsikult suur number juba, aga siiski. Ja võib-olla teise näitena lihtsalt, et kõigil ei ole nii metsikud numbrid, aga see oli arvestada, et siin oli pakuks mingi 20 või 30 värbamist nende numbrite juures, on ju. Et siis teine, kus värvati konkreetselt ainult üks inimene, ongi, et 31 tundi kogu protsessis siis aega võidetud ja 821 eurot, on ju. Et väga täpsed numbrid küll, aga see on nii-öelda, meil on siuke vorm, kus me palume siis ettevõtetel panna need numbrid, on ju, mis neil oli enne sarnase positsiooni värbamisel, mis on nüüd videotsevet kasutades, et see on lihtsalt, kuna miks need numbrid nii palju erinevad, ongi see, et siin värvati üks inimene, mitte 20 inimest on ju korraga ühele positsioonile. Jah, et siuke näide. Aga mis mul nüüd tuli meelde, mis ma tegelikult öelda tahtsin võib-olla enne, kui me võib-olla mingist muust edasi lähme, et sa tõid ka
puudutasid seda, et mida videot CV-st nagu veel vaadata justkui või et ainult see persoon ei ole see on ju või välimus või kuidas ta räägib või kõnemaneer ja nii edasi, vaid tegelikult konkreetsed oskused. Et näiteks kui inimesel on CV-s kirjas, et ta vene keele oskus on väga hea või C1 tase on ju, et nagu ma ütlesin, ma ise ka rääkisin kunagi puhtalt vene keelt, on ju, et ma võin kindlasti CV-sse paneks, et see on C1 tase, on ju. Et miks ma peaks vähem panema. Ja samamoodi inglise keel ja nii edasi, on ju. Et aga tegelikult, mida see täna tähendab, on ju, et ma ei ole, ma ei tea, circa 8-10 aastat rääkinud vene keelt, on ju. Täna ma ei ole nagu kindlasti C1 tase, on ju. Ja kuidas sellest aru saab, ongi väga lihtne, et ja väga paljud ettevõtted seda kasutavad, et kes just on rahvusvahelised, et vasta sellele küsimusele näiteks inglise keeles või prantsuse keeles või saksa keeles nii edasi. Et konkreetsed tegelikult oskused, täpselt need asjad, et sa võtad kohe selle video vaatad ära, on ju, sa saad aru, et okei, kas see tase on, mis ta siin räägib, nagu kas see on mulle aktsepteeritav tase, on ju. Ja aga tegelikult CV ja kõike nagu seda nii-öelda mitte vaadates, hinnates varem, on ju, ta ju jõuaks intervjuule. Kõik muu on super CV-s, on ju. Ja kas või siuke väike asi ja räigelt võidad aega, on ju. Ja teine näide on, mis on hästi populaarne see, et teeme palgad avalikuks nagu, või mitte populaarne, aga kuidagi trend või hästi palju sellest räägitakse viimased, ma ütleks isegi paar aastat juba või isegi rohkem selles värbamismaastikul. Et meil ka üks suurim ettevõte, kes meil on klient, küsib ka üks Eesti suurimaid ettevõtteid, kes on meie klient, küsib igal värbamisprotsessil palgasoovi ja me mõtlesime, et okei, alguses esimesed värbamised küsis seda ja nii edasi ja siis nägime, et okei, need küsimused nagu kogu aeg on need küsimused, et mis sa sealt välja loed, et miks sa seda küsid, nagu ei saanud üldse aru sellest ja siis me rääkisime nendega ja siuke customer interview või customer success siuke interview suhtlus on ju ja ma küsisin, et miks te lihtsalt huvi pärast, et kui sa ei taha öelda, vaata jumala okei, aga et miks te seda palka kogu aeg küsite, mis te sealt välja loete ja täiesti minu jaoks täiesti eye-opening, et kui palju siis palgasoov erineb sellest potentsiaalsest pakutavast palgast. Ehk siis kui inimene küsib nagu, ma ei tea, potentsiaalne palk on 3000 eurot, on ju, et inimese soov on 10 000, siis ettevõte kohe teab, kõik muu on super, aga ettevõte kohe teab, tal ei ole mõtet teha seda intervjuud ja mõingid muid samme inimesega, kui ta teab, et ilmselgelt tal ei ole võimalik siukse inimesega jõuda nagu kompromissini, on ju, omale soovitava. Või samamoodi, või tähendab, et siuke konkreetne asi, mis tegelikult ei tuleks mitte kuidagi enne välja kui intervjuul ja tavaliselt mingi siuke küsimus intervjuu lõpus ka veel, ehk siis on kõik tehtud ja siis saad aru, okei, kuule, me ei saa siin kokkuleppele, on ju. Ma olen kõik selle aja selle inimesega tegelikult nagu nii-öelda raisanud inimese aega ja enda aega, on ju. No nüüd sa avasid küll ühe Pandora laeka minu jaoks, et see on nii keeruline küsimus, ma saan aru 3000 ja 10 000, okei, need on nagu täiesti košmaar ja neid tuleb meie töös ka, aga mida me hästi palju näeme. See oli tema siis, konkreetne näide, et see ei olnud nagu tema enda konkreetne näide, et see ei olnud nagu kuskilt õhust võetud, et lihtsalt minu jaoks nagu väga illustreerib. Ja neid on neid näite, meie töös on ka, et mõtled, aga tihtipeale on see, et sa arvad, et lähte, okei, kus see 10 000 tuleb? Aga mul õrna aimu ka tegelikult, ma lihtsalt nagu, see on võib-olla nagu liiga selline, aga 3000 ja 5000 näiteks. Ma arvutasin sinna sisse näiteks, et mul täna on tööauto on ja ma tegelikult ei tea üldse selle turupalka, sest et ma kolin välismaalt Eestisse ja see on välismaalt palk ja siin ma panin maksud juurde, et tegelikult on nagu see, et inimesed on nagu nii vähe teadlikud palkadest üleüldiselt ja nad ei ole nagu nii et see on selline läbirääkimise küsimus ja tihtipeale on ka see, et sellest sa ei saa kohe kuulutusest aru, mis vastutus, mis roll see on ja sa pead kohe enda hinna sinna juurde panema, et mis minu hind siis on. Kui ma vajan nüüd liiga väikse numbri, siis äkki ma saangi seda, kuigi tegelikult oleks ma rohkem seda, et see on selline hästi triki ja minu meelest seda nii nagu pakkumist ei tohiks teha kunagi ei tea, kirjalikult või lihtsalt video saatmisega, sest see on nii kahepoolne, sa pead tunnetama, mis see teine pool on, et kas teil on nagu võimalust kokku tulla. Et minu jaoks just see video CV puhul, mis ma tundsin, see keele asi oli väga hea, mis sa välja tõid. Meie enamasti tegime valiku
just tänu selle keelele ja üli hästi saab selekteerida ikkagi, kes siis on nagu mis tasemel inglise keel, et ükskõik mis küsimust vastata, et just see keele osa, aga sisulisest poolest, nii nagu see palgasid, sul tegelikult tekib küsimusi ja seal video CV-s sa ei saa küsida, et seal on nagu hästi ühepoolne on see vestlus ja tihtipeale nagu on vaja inimest suunata ka natukene, et inimesed saavad ju erinevad küsimustest aru, võib-olla ei ole mina CV nii-öelda ülesse panijana ei ole osanud nii hästi seda küsimust ka küsida ja ma saangi selliseid ebamääraseid vastuseid, et kes siis nagu on parem. Et just see nagu see suhtluse pool, ma vist olen nii värbaja oma peast, et mulle meeldib suhelda inimestega, ma tundsin, et sellest jääb puud, et aga tahaks jätku küsimust küsida, aga mul ei ole seda võimalust, ma pean otsuse ära tegema. No tegelikult on, et meie tootega, et ma nagu teisi tooteid ei tea, et lihtsalt meie tootes on jätku küsimused võimalikud, et ongi, sul on võimalik teha tegelikult lõpmatu arv nii-öelda voore või siis jätku nagu voore, ehk siis kui sa tunnedki, et mingid inimesed on sul veel mõned küsimused või tahaks midagi täpsustada, saad panna talle lisaküsimused, et saab nendele vastata samamoodi, sa saad neid küsimusi küsida ka, et teha seda personaalsemaks veel, saad neid ka videodel küsida, ehk siis sa saad ka enda poolt nagu nii-öelda avada ja teha selle kiire video, küsida neid küsimusi, et tegelikult see on nagu meie toote puhul võimalik neid jätku küsimusi ka küsida, enne kui sa võib-olla veel kahtled, et võib-olla päris intervjuule ei tahaks teda kutsuda või veel nii kindel ei ole. Kas see võiks lihtsalt telefonikõne siis teha? Ei, muidugi võib, okay. Aga jällegi, kas ta võtab vastu, ei võta vastu, et see oleneb jälle sellest mahust ja kuidas ma ütlen siis, mahust ja palju sul neid nagu telefonikõnesid lõpuks kuhjub, on ju. Okei, Kristjan, tead, siin me võime jääda, mul on nii palju küsimusi, mida võiks rääkida, aga lihtsalt näitena võib-olla veel kiirelt, kuna sa ütlesid, et see keele näide oli väga hea, siis ma toon ühe näite veel, et meil nii-öelda siuke konkreetne praktiline ülesanne näiteks on ka väga hea kasutada, et ma tean ühesõnaga, mis mul kohe meelde tuleb, näitan lihtsalt kindlasti enamus meie kliente kasutavad mingeid selliseid nii-öelda päris ütleme, ülesandelaadseid asju, on ju. Et üks telekomi ettevõte küsib müügi positsioonile värvates, et kuidas sa siis meie toodet müüksid nagu 1 minuti jooksul näiteks või 2 minuti jooksul, ma täpselt ei mäleta, circa midagi sellist, on ju. Ja ütlesid ka, et nad vaatavad alati seda esimese asjana, et tegelikult ei huvita, mis see taust on ju, inimesel nii väga. Kui ta oskab meie toodet nagu juba teadmata meie toote spetsiifilisust ja ette antud nagu neid müügiargumente, ta oskab nagu või sellele värbajale tundub või värbavale juhile siis tundub, et see inimene sobiks väga meie tiimi, on ju, kuidas ta seda meie toodet müüb selle 1 minuti jooksul, siis see on nagu üli jälle praktiline hea asi, aga jällegi jah, siin võib jälle vastu nii-öelda argumenteerida, on ju, et kõik inimesed võib-olla ei ole nii head presenteerida, aga müügitöös sa peadki olema pigem selline inimene, et see oleneb ikka positsioonidest, et kohanema nii-öelda olukorraga. Okei, ma selles mõttes Kristjan teadis enne juba siia saatesse tulekul, et ma kohati olen asjadest võib-olla mõtlen teistmoodi, aga väga kihvt on nagu kuulata neid sinu vaateid ja nagu oligi, et ei ole nagu ühte õiget või valet, vaid on erinevad nii-öelda lähenemised asjadele, aga me täna peame otsa kokku tõmbama, ma arvan, et meil siin peale saadet veel läheb see arutelu edasi, aga meil on 2 kiiret küsimust ka lõpupoole, et üldse mitte seotud enam video CV-ga, vaid jälle Kristjaniga üksinda, et võib-olla too mõni, kes sind täna inspireerib, et milline inimene? Mul on selles suhtes väga äge vastus. Vähemalt ma ise nagu arvan, et see on päris äge inspiratsioon, et mina 10 aasta pärast inspireerin ennast kõige rohkem, ma arvan. Et mul on kindlasti inspiratsioonid erinevates valdkondades, et kui ma teen hetkel jälle väga palju rohkem, aga läbi elu teinud palju sporti, siis näiteks mõned sportlased on ju, samamoodi ettevõtlusalal mõned ettevõtjad või siuksed role modelid nii-öelda, kindlasti nagu pereliikmed on ju, mitte nagu üldiselt, vaid iga pereliige eraldi, nagu kõik inspireerivad mind nagu mingil määral nii õed, vennad, emad, isad, vanemad, vanaisad, nii edasi. Et aga jah, ma arvan, siuke igapäeva elus või igapäeva üles ärgates siis ikkagi see, et mina 10 aasta pärast ja mitte see, et nüüd täna, sest mina siis ütleme, saan kohe 30-seks, et mina 40-aastasena, vaid see, et kui ma olen 31, siis mina 41-selt, et see 10 aastat nagu liigub kogu aeg edasi. Et see on kõige parem, ma arvan, inspiratsioon endale, et kogu aeg nii-öelda edasi vaadata, edasi pürgida. Et
eluliselt lihtsalt meeldib võib-olla vaadata see, et ma tean ka, et miks ma ütlen ka, et ma olen esimese asjana ütlesin, et ma olen ettevõtja, siis ma nagu hetkel küll ei tunne, et või vähemalt ma pole aru saanud, et kuskil nagu saab otsa nii-öelda või et nüüd ma olen valmis või nüüd ma olen kohal. Et pigem ongi see teekond, et see täna on väga lahe päev, homme on väga lahe päev, 30 aasta pärast on väga lahe päev ja saab nagu luua ja ette võtta erinevaid asju. Väga kihvt. Aga mõni lugemis- või kuulamissoovitus meie kuulajale? Mu enda lugemissoovitus väga hea on eesti keeles otsingud iseendas. Google'i üks, ma loodan, et ma nüüd ei eksi, väga raske hiinapärane või aasiapärane nimi on tal, aga üks Google'i esimesi insenere, tooteinsenere, siis arendajaid. Otsingud iseendas on eestikeelne search in yourself äkki või midagi sellist, on see ingliskeelne, ma täpselt ei mäleta, ja räägib emotsionaalsest intelligentsusest. Ja hästi palju nagu Google'is tema enda poolt läbi viidud või siis tema enda poolt algatatud erinevaid päris nii-öelda praktikaid või päris ellu viidud asju ja konkreetseid näiteid ja minu jaoks siuke circa 5, 6, 7 aastat siuke piibel olnud. Okei, väga kihvt. Igal juhul, Kristjan, aitäh sulle tulemast, aitäh oma mõtete jagamise eest, oma toote, ettevõtte tutvustamise eest ja eks kuulaja saab ise mõelda, kas siis on see midagi talle järgi proovida, pole võib-olla mingeid mõtteid lihtsalt saada, et igal juhul aitäh sulle. Aitäh sulle ja keegi, et ei ole kohustatud, et väga tore ongi käia just kui on selline super intervjueerin nagu sina, et challenge ib ja oskab nagu küsimusi sellest küsida, muidugi sul on ka enda konkreetne kogemus olemas on ju ja nii valdkonna kui ka päris meie toote kasutusest, aga just super äge, kuna tegelikult me ise iga päev tunneme, et see on ikkagi suur muutus selles nagu värbamises, üldse sinna video nii-öelda CV-d või videot kasutada värbamises ja et seda lihtsalt edasi kanda ja mõtteid jagada ja kui keegi tahab suhelda või nagu ei pea isegi kliendiks ja kellelgi on mingi mõtteid ja mõtleb, et tahaks arutada või küsida või kuidas meie midagi näeme, siis nagu super äge ongi rääkida, et see on õppida nagu kogu aeg juurde ja arendada, et meil on nagu siht silme ees just nagu seda värbamist nagu selles suhtes muuta, et eks me näeme võib-olla aasta pärast mõtleme jälle midagi teistmoodi, aga praegult on küll, tähendab teistmoodi selles mõttes, kuhu suunas minna, aga et see värbamine on nagu kuidagi väga südamelähedaseks saanud, tulles nii teisest maailmast. Super, aitäh ja jõudu sulle! Ja aitäh, Reet!